30 kraadi, ülipalav. Siuke tuul on nagu, ma ei tea, saunast tuleks välja. Crazy! Ja täna me lähme teeme motikale hooldus ära. Paneme uue õli, paneme uue filtri, paneme uue jahutusvedeliku. Ma ei tea, kui palju ma seda küll filmin, aga lähme teeme seda ära. Ja võib-olla ma midagi filmin ka, ma ei tea. Ja siis me natuke sõidame ringi. Ma pole jälle pikka aega sõitnud. Täna me vist rohkem solome. Ma ei tea, ma ei leidnud mitte kedagi, kes tahaks lihtsalt sõita täna. Siis kui on kõik ilusam ilm, keegi ei taha sõita. Vaat siuke värk. No ma ei tea, mulle räige meeldib motikaga sõita, kui nagu mõned päevad ei ole sõitnud. Ja siis uuesti sõidad, no siis sa mõtled, okei. Motikaga ikka jumala äge sõita. Nagu, ma ei tea, see on kõige ägedam asi üldse. Sellest ei ole ägedamat asja olemas. See tunne lihtsalt on mad. Ja aga ma ei tea seda, mida ma talvel teen, kui motika videos enam teha ei saa. Talvel sõita ei saa. Mida ma siis teen? Ma natuke mõtlesin, et äkki peaks hakkama mingeid autovideosi tegema äkki talvel. Tuunid autot, sõidad, testid. Noh, kuna motikaga ilmselgelt talvel sõita ei saa. Teine idee oli see, et ma tuunin motikat, aga noh, eks ma midagi välja mõtlen talveks. Ma arvan, et see saab igast üliäge olema. Tankisin seal Rakveres, kus oli see äge Mersu. Vaatame, palju kütus läks, et siia jõuda. Me muidugi tulime ringiga. Palju läks? Aha, 6,6 liitrit. 6,6 liitriga saad Rakverest siia Iru kanti. Pole paha, siuke säästupilm ütleks ju. Kurat, see võtab vähem kui mu auto. Crazy värk. Tee on ülinais. Alati kui ma siin sõidan, siis ma vaatan, et nagu üli hästi läheb see tee otse ja see lõpus on see kirik. Ja see näeb üliäge välja. Nagu sirge tee ja lõpus kirik. Alati ma vaatan lihtsalt. Ülinais. Vahetasime motika, tuli ära, jahutusvedeliku vahetasime ära, õlifiltri ja nüüd on SV-l kõik väga hea. Nüüd saab väga palju nalja teha. Nüüd saab kurat sõita terve Eesti jälle läbi. Crazy värk. Täna on lihtsalt ideaalne ilm, ma arvan, ma sõidan täna kaua. Vajutage seda subscribe nuppu ka, sellepärast, et varsti te näete midagi väga pulli. Pagan, ma ikka armastan seda SV-d. Ma võin lihtsalt mürki võtta ja öelda, et see SV on Eesti kõige ilusam SV. Ja see asi teeb reaalselt kõige ilusamat häält. See on lihtsalt hääl mu kõrvadele. Ja ta liigub ka, ta liigub korralikult. Kurvides on ta kurat kiirem kui tonnisel. Aga sirgel? Sellest me ei räägi, eks ole, mis sirgel juhtub. Aga noh, kui tonnide saab sirgel eest ära, siis kurvis ma jõuan talle järgi, nii et me ikkagi võidame mõnes mõttes. Sorry kõik tonnised vennad. Ja ma ei tea, sõitan see ikka. Hops, see hea. Reaalselt SV on kõige parem motikas, mida osta oma esimeseks motikaks. Sa lihtsalt õpid sellega nii palju ja sellega on lõbus sõita. Ta teeb head häält, ta on kurvides kiire, sirgetel kiirendab, kõik asjad. Ta ei ole overkill, ta on ideaalne motikas tänavale ja rajale, nii et kui sa vaatad seda videot ja mõtled, mis motikat sa peaksid endale ostma esimeseks motikaks, juhul kui sul on näiteks A2 juhiluba või siis A-kategooria juhiluba, siis mõlema loaga sa saad selle motikaga sõita. Ta on ideaalne masin, reaalselt ideaalne masin just sulle. Ja ega sa ei saagi sellest ennem aru, kui sa
lähed lihtsalt ja proovid seda masinat, siis sa saad aru, millest ma räägin. Miks ta nii hea on, siis sa saad aru. Aga jah, ma arvan, et täna me rohkem midagi ei teegi. Täna tuli siukene hooldusvideo. Tegime motikale hoolduse ära. Ja vajuta subscribe nuppu, kui sa tahad näha, mis hakkab varsti juhtuma. Aga igastahes aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, pane subscribe, pane mingi kommentaar ka, mis sa arvad, mis see on, mis see võib olla. Me keegi ei tea, aga see on midagi. Ja me kohtume juba varsti esmaspäeviti siin samas kanalil. Tuleb uus video, ägedam kui kunagi varem. Nii et thanks sulle ja tšau, paka! Ossa kurat, tüüp pesi oma aknaid ja see kõik vedelik lendas oma näkku. Reaalselt ta pritsis mind räigelt, mida? Kurat, ära pese oma aknaid. Issand jumal. Mõtlesin, mis juhtus, kust vett näkku lendab. Tüüp pesi oma aknaid.